Tere tulemast tagasi siia suurde saali. Kas kõhud on täis? Ja kas tuju on hea? No siis minul täpselt samamoodi. Ja see ongi siis õige hetk, et alustada meie teatripäeva teise osaga. Meil on ees täpselt 7 etendust ootamas. Ja nagu ma ennist ka rääkisin, et pärast seda on siis loosimine siis selle vahel, et kes saab korraldada järgmist teatripäeva ja kui loosimine on läbi, siis tuleb üks üllatusesineja ja pärast üllatusesinejat on kõigil võimalik minna sinna samasse väiksesse saali, kus enne toimus lõunasöök, siis nüüd vahepeal paneb ennast seal valmis DJ ja saab tantsu lüüa. Aga nagu te näete, on siin laval valmis ennast seadnud juba meie esimesed esinejad teises pooles, kelleks on Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskuse näitlejad ja lava taga, kui te juba ei ole valmis, siis võite valmis minna MTÜ Meie trupi liikmed. Aga ma minu arust nägin lava taga juba päris palju inimesi, nii et ilmselt nad on juba seal ootamas. Aga enne, kui Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskuse inimesed siia lavale luban, siis tahan neid ka tutvustada, kuna nad on saatnud ühe igati ägeda luuletuse meile. Ja ma loen selle nüüd ette. Tasa sõuame, kaugele jõuame. Võhma küünlavabrikus loov valgus sündis, küünlaleekides peitub kodusoojus kindel. Vanemad spaas, puhkuse karge sild, väsinud päevadest, siin leidub rahuild. Jõulumäel metsad ja rajad meid kantsid, spordilaagris rõõmu ja sihikindlust andsid. Tuksis, kus meri laulab rütmiliselt, hingame vabadust, lõõgastus sümboolselt. Jaanipäeval leekides tantsib suvi, tulest ja laulust saab hinge sooja püvi. Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus kutsub, kõik erilised hinged 11 puudutavad. Iga päev, iga koht on hetkede kingitus, elame koos, see on tõeline rikkus. Väga ilusa luuletuse on nad tõesti meile siia oma tutvustuseks kirja pannud ja kus juures luuletustega tuli mulle meelde, et 2025 aasta praegu on ju Eesti raamatu aasta. Sel aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest ning nõnda tähistatakse raamatu aastat mitmesuguste näituste, sündmuste ja muude ettevõtmistega eestikeelse raamatu ning eesti kirjakeele suurt sünnipäeva. Aga ka meie saame nüüd tähistada, meie tähistame vanasõnadega oma etendusi. Nüüd on meie ees Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskuse näitetrupp, nad on kenasti valmis ja näidend on saanud inspiratsiooni vanasõnast, targad sõdivad sõnadega, rumalad rusikatega. Nii, esimene pilt kohvik. Hei tüdrukud, läheks kohvikusse, mis te arvate? Lähme. Kas me nüüd ka saaks? Teate, ma vaatasin eile õhtul Nukitsamehest filmi. Teate seda kohta, kus nõiamaa käratab? Üks on loll ja teine on laisk. Mina pean üks palju raba. Oi! Nagu ilmi. Mida teile? 3 kohti ja 3 kahve. Mis teil räägis? Kokal oli ka õigus ka pahane olla.
Kokal oli ka õigus ka pahane olla, pani külmad pirukad külma ahju küpsema. Kas ta vabandas ka? Ei, tal kehtib vanasõna. Rumal sõdib musikatega. Targad sõdivad sõnadega. Mulle Vilmik meeldib. See, kuidas hitiväiket Nukid kaitses ja õpetas. Nukis sai hea poiss. Nii on sa kelus. Sõnadega, rumal musikatega. Ei tea, kas arve ka saaks. Siin on teie arve. Maksime koos või eraldi? Eraldi. Mis te arvate, hakkaks minema? Jah. Vabandust, et enne lükkasin. Mina olen ise ka süüdi, et pani külmad pirukad külma ahju küpsema. Ma lähen siis. Oodake! Mida sa tahad? Kokal oli ka õigus ka pahane olla. Panin külmad pirukad külma ahju küpsema. Jah. Teine pilt läksin, jalgpallplatsil teine pilt tõi. Jalgat mängima. Anna pall siia. Miks ma palli sulle peaks andma? Mina olen esimesena. Mina olen esimesena. Aga mina olen kohe sisse. Ainult osatäitjad on teised. Nagu laste oli lapsed. Ise tahad, ka vaadata. Mis madin siin on? Meil on üks pall. Seda me näin isegi. Me ei jõua selgusele, kes palli esimesena lööb. Kas see on tähtis, kes lööb palli esimesena? Või see, kes lööb 3 väravat? Mõlemad! Siis on asi lihtne. Mul on käes 4 eri pikkusega pulka. Palli löömise järjekord sõltub pulga pikkusest. Kõige pikem alustab. Kas saite aru? Jaa. Kuidas väravatega? Me lööme raudselt kõik 3 väravat. Kelle käes pall, see lööb ka väravat.
Nagu välja. Mis see koon siis ära tuleb? Kui ma vend ja õde kaks läheb mänguauto pärast, mida sa siis teed? siis ma ütlen, et mänguautot saab ka jagada. Hobused kuuleb paremini rahulikku juttu. Mina ei ole kunagi oma koeraga kuri. Koerale ei meeldi kurjad inimesed. Kui ma väike olin, pani ema mulle puhtad riided selga, ütles ära määrida ei tohi, aga mina esimese sopolumpina hüppasin sinna sisse. Vaja saigi pitsa, aga päris palju sai ka noomida. Mida me õppisime? Targad sõdivad sõnadega. Rumalad rusikatega. Vitsa võim ei kehti. Head lapsed, need kasvavad vitsata, armaida hirm. Head lapsed, need kasvavad vitsata, armaida hirm. Aitäh. Jääme veel hetkeks lavale, võite koguneda siia lava keskele ja teeme ühe kena pildi mälestuseks. Nii, kui kõik näevad fotograafi, siis ongi hästi. Kõik vaatavad ja pilt saab kenasti tehtud. Aitäh Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskuse näitegrupile. Ja me liigume edasi. Meie ette lavale astub nüüd MTÜ Meie. Nad saavad ennast rahulikult hakata laval valmis panema ja lava taha saavad minna ennast valmis seadma MTÜ Kuusalu Hoolela näitlejad. Nii et Kuusalu Hoolela saate seada sammud lava taha ja ennast seal rahulikult valmis panna. Nüüd aga väikene tutvustus. Järgmise teatritrupi tutvustus. MTÜ Meie on Põhja-Järva piirkonnast. Nad ütlevad enda kohta, et põhitegevus on erihoolekande teenuste osutamine, aga meiega on kaasas muid muhedaid inimesi, kes häälmeelel tulevad kodust välja, võtavad osa erinevatest tegevustest ja täiendavad meie seltskonda parimal viisil.
Lisaks erihoolekande teenustele pakume erinevaid väljasõite, infopäevi, kultuuriüritustest osavõttu, spordi ja vaba aja veetmise võimalusi. Edevad on nad ka. Osalesime Amblas kirikupäevade raames etteastega, Orgmetsa külaseltsi pidustustel ja Ambla kultuurimaja erinevatel üritustel osalevad nad samuti. Nii, nüüd aga seavad nad ennast siin lava peal valmis. Ja et anda neile natukene aega valmis seadmiseks, siis mul on üks sükene ettepanek, et teha üks suur ühisplaksutamine, aga seda nõnda, et me teeme seda minu nii-öelda dirigeerimise järgi. Kas olete valmis? Teeme nõnda, et iga kord, kui mina näitan niimoodi, siis tuleb 2. Ja me alustame hästi aeglasest ja siis lähme aina kiiremaks. Olete valmis? Ja. Väga hea, ma arvan, et see oli suurepärane sissejuhatus ja tore aplaus meie näitetrupile. Siin nad on Paide muusikateatrimaja suurel laval ja esitavad näidendi vanasõna põhjal. See on tark, kes rumalat ei naera. Panevad ennast ilusti, veel mõned rekvisiidid ja dekoratsioonid lavale valmis panna. Ja siis juba tõesti MTÜ Meie on meie ees. Ma ei tea, kes näitleb seal. Jõuab hoida. Sa jõuad seda kaamera. Mis asja ei lähe? Armas vaataja ja kuulaja. Meie esivanemad on olnud ühed väga targad inimesed ja kogu selle oma tarkuse ja elukogemuse on nad pannud vanasõnadesse. Minu meelest on see vanasõna raamat, ma ei tea, kui paljudel ta teil on, aga minul on ta igal juhul raamaturiiulis, et vahetevahel, kui mul tekib mingi küsimus või probleem, siis on see nagu piibel, mille ma lahti võtan ja ikka ma leian sealt mingisuguse lahenduse või hea mõttetera. No näiteks selline vanasõna. See on tark, kes rumalat ei naera. Vaat selle vanasõnaga tekkis minul natukene küsimus. Huvitav, kes on see, kes ütleb, kes on tark ja kes on ruma? Võib-olla mina arvan, et mina olen nii tark, et terve maailm on minu ees lahti ja olgu põlvili maas. Ja sealt samast tuleb keegi ütleb, et no mida pekki, täitsa rumal tädi. Aga sõbrad, mina arvan seda, et võib-olla annab vastuse teile see lugu head kuulamist ja vaatamist. Ühel mitte eriti kaugel maal elasid ammusel ajal ühed eriti targad inimesed. Kimplased. Kuuldus nende elutarkusest levis mööda ilma ja nii hakkasid suuremad ning väiksejad valitsejad Kimplaste maalt mehi oma nõuandjateks kutsuma. Nii olid mehed suurema aja oma kodust eemal ja kõik nende tööd jäid naiste kanda, millega aga nemad mitte rahul ei olnud, sest hooned hakkasid lagunema ja põlludki muutusid ahtrateks, sest neid ei haritud enam korralikult. Nii nad siis tulid kokku ja otsustasid, no mida, kirjutame nendele meestele ühe kurja kirja ja olgu kodus olla. Kiri valmis
saatsid nad selle kirja käskjalaga teele. Mis te arvate, kes siis naiste tahtmise vastu saab? Ja nii need mehed riburada pidi kodu poole tagasi tulema hakkasidki. Ega see, mis nad eest leidsid, küll ilus vaatepilt ei olnud, sest iga nurk ja koppa hüüdis mehe käe järgi. Istusid siis maha ja hakkasid mõtlema, et kuidas sellest olukorrast vähema kahjuga välja tulla. No, kui nemad andsid tavaliselt teistele nõu, siis nüüd oli see hea nõu nendele endale marjaks ära. Istusid ja mõtlesid ja mõtlesid. Ja siis tuli korraga ühel mehel hää mõte. Kuulge, hakkame õige rumalaks. Aga kudamoodi? Noh, teeks midagi rumalat, siis ei tahaks keegi ju meil omale nõuandjaks kutsuda. No, mõeldud, tehtud. Kõigepealt alustati sellest, et tuleb ehitada üks korralik nõukoda, kus siis neid rumalusi välja mõtlema hakata. Ehitame vaja, kena väikse maja. Kive kokku peame, kolke tooma peame ja veel muud mis vaja. Töö käib poolsalt, killa, kokk, poolsalt kalsalt, plaani järgi tipp ja kokk. Töö käib poolsalt, killa, kokk, poolsalt kalsalt, plaani järgi tipp ja kokk. Maja sai kermesti valmis ja mehed läksid sisse uudistama. Aga oh häda! Nõukoda nii pime, et ei näe sõrmegi suulista. Uurivad seestpoolt ja väljastpoolt. No, ei mingit viga. Sein sile ja sirge ja töö hästi tehtud. Korraga tuli ühel kimplasel väga hea mõte, vaata kui nõukoda sai juba püsti, hakkas hästi mõjuma. Kuulge, valgust saab ju kotiga tuppa tuua. Oh heidus, ükskõik kui palju nemad seda valgust sinna kotiga tassisid. No ikka oli tuba kott pime. Parasjagu läks sealt mööda üks võõras mees, kes uuris, et huvitav, et millega siin siis nüüd tegeletakse. Ja kui ta kuulis, mis häda meestel, siis tal oli ka hää nõu võtta. No, võtke katus maha, saab tuba valgeks. Mõeldud ja jälle tehtud. Ja tuba saigi valgeks. Suveks oli see nõu ju väga hää. Aga kui sügis tuli ja vihmasajud algasid, siis tuli ju katust peale tagasi panna, ega siis toas ju liguneda ei andnud. Ja jälle oli koda pime. Nii. Uudused kilplaste imelite asjade toimumisest oli jõudnud ka Upakolla suure isanda kõrgudesse. Teades selle rahva tarkusest seda kõik ometigi imeks pani ning otsustas siis ise asja uurima minna. Aga ette saatis ta meestele sõna, et mehed tuleksid seda tervitama. Nii, mehed
said karmi käsu kätte, uurivad ja uurivad ja seal kirjas, et nad peavad tulema suurt kuningat tervitama pool jalgsi ja pool ratsa. Veidi mõttelist ja igaüks vesterdas endale hobuse, millega siis suurele kuningale vastu kapati. Nojah, seda nähes tekkis muidugi kuningal väike kahtlus hinge, aga nähes kõike muud, oli tema otsus. Rumalad, mees rumalad. Ja keeras oma tulla kodu poole. Eks neid uudishimulikke tuli hulga mujaltki. Seda suurt imet oma silmaga tunnista. Ühel päeval tuli kilplavasse üks mees, kellel oli kass õla. Aga et kilplalas kasse polnud, siis tormasid kõik kassi vaatama. Nad olid enne seda looma näinud. Küsivad, et mis loom see siuke on? Hiire ja koer vastab mees. Ja näitab siis, mida see hiirekoer teha võib. Kuulge, sellist looma oligi ju kilplastais vaja, sellepärast, et hiired olid nende terve küla ära vallutanud. Kauplesid ja kauplesid, mõtlesid, et saavad sellegi hiirekoera endale. Nii, no näe, hiirekoer käes otsustasid nad selle panna oma nõukotta, kus siis parasjagu vilja hoiti, et see kass siis seal või see hiirekoer korra majja lööks. Äkki tuli aga kilplastele meelde. Ei tea, mis see loom küll ometi sööb. Mis ta sööb? Mis ta sööb? Aga mees oli juba kaugel ja tuul puhus ka. Mees ütleb vastu, et liha ja rasva. Liha ja rasva. Aga kilplased kuulsid, et linna ja rahva. Linna ja rahva. Nüüd oli meestel hirm majas. Mis teha? Kuulge, kui paneks õige nõukoja põlema koos kassiga. Esimesed leegid limpsasid juba nõukoda, aga kass ja järgmisesse majja. Mis teha? Tuli ka järgmine maja põlema. Ja nii põletasid kilplased kogu oma küla maha ise kahjutule eest põgenedes. Tulid siis tagasi arutama, mis sellest elust edasi saab. Sest ega seal ahervaremete vahel ju elada ei saa. Mõtlesid ja ega targemalt midagi välja ei mõelnudki, kui et tuleb vist ikka võtta kätte ja minna, kes lähemale, kes kaugemale, leidma omale uus elamine ja kodu. Tänasel päeval tõmbub kilplastest rääkides suu ikka pilke naerule. Vaatus rumal. Aga mõelge, mille
millest see kõik tegelikult alguse sai? Miks kilplased seda üldse tegelikult kõike tegid? Ehk nagu öeldakse, igal asjal on kaks otsa. Ja mine sa tea, milleks see kõik hää oli. Nii et tasub olla tark ja mitte naerda nende üle, sest äkki teed end ise omalaks. Muide, kui sa oled tähelepanelik, siis võid neid vahvaid tegelasi meiegi seast leida, elamas rahulikku ja rõõmsat elu oma peredega koos. Suur aitäh selle näitemängu eest. Nüüd tulete kõik ilusti siia kokku ja fotograaf saab ehk selle foto ära teha siit lava eest. Jääb ilusti kõik peale. Väga hästi. Ja loomulikult ka nüüd kõikidele meie teatritruppidele heade mõtete hoidis kaasa antakse. Hakkavad Põhja-Järvamaa kandist pärit näitetrupi liikmed oma lava ilusti kokku panema ja samal ajal saan kutsuda siia lavale MTÜ Kuusalu Hoolela näitlejad. Kui teil on tarvis miskit valmis panna, siis nüüd on selleks see hetk. Ja ühtlasi palun Türipäevakeskuse näitetrupil minna saalist lava taha ennast valmis seadma. Aga nagu ma ütlesin, järgmisena hakkavad meile esinema Hoolela näitlejad. Ja nende kohta saan rääkida järgmist. Hoolela on Loksa ja Kuusalu piirkonnas ainuke erihoolekandeteenuse pakkuja. MTÜ Kuusalu Hoolela eesmärk on aidata eelkõige tööealistel inimestel ja teistel riskirühma kuuluvatel inimestel toime tulla oma igapäeva ja tööelu korraldamisega. Pakutakse 3 erihoolekandeteenust, igapäevaelu toetamise teenust, toetatud töötamise teenus ja toetatud elamise teenust. Lisaks nende osutamisele on väga põnev, et tegeletakse ka sotsiaalse ettevõtlusega, mille põhilisteks töötajateks on erivajadusega inimesed. Kuusalu kogukonnale pakutakse heakorratööde, koristustööde ja pesumaja teenust. Nii, vaatame, kas Kuusalu omad on valmis seadmas. On valmis. Väga tore. Ja ütlen ette ka vanasõna, mille põhjal nende etendus on valminud. Selleks on pärast äikest paistab päike. Väga ilus ja lihtne vanasõna ja olete valmis. Võite alustada. Aplaus.
Kui ilus ilm, linnud laulavad, kuulajad salisevad ja vaata neid marreid. jah, kõik on väga ilusad, aga midagi ilusat tahan, siis juhtub kogu aeg midagi halba. Kuradi kaunist asi, lausa omaenda saapana taha. Nii ma arvasin, vaadake, päikesetorm on tulemas. Kuid ma ei jää igavesti. Lihtne äike lahkuvad valgus uue alguse. Äike tuli ja läks. Ja päike tuli tagasi. Nagu sina, sa kukkusid, aga saad jälle püsti tõusta. Nüüd ma tean. Päiksest tuleb päike. Ma ei tundnud Erkit ära. Väga vahva aplaus. Küsin korra fotograafi käest, kas on tarvis, et natuke kokku poole, kui te saate natukene kokku poole astuda, võib-olla mõni jah. Kas või nõnda. Kui teised selja tagant välja paistavad, siis käib nõnda kah. Nii oli hea. Aitäh teile, aitäh.
Esimeses teatripäeva pooles ma korra lugesin ette erinevaid ameteid, mis teatris on ja üks oli siis kunstnik ja kostümeerija ja ma peaks ütlema küll, et selle näitetrupi puhul vaadake, kui ilusad kostüümid. Sellele kostümeerijale peaks küll ühe aplausi tegema. Ja meie ette lavale astub nüüd Türi päevakeskuse näitetrupp. Kui teil on tarvis tuua asju lavale, väga hea, juba asjad nagu võluväel lendavadki siia. Ja pärast neid tulevad lavale Vahtra tugikeskuse näitlejad, nii et Vahtra tugikeskus võite nüüd liikuda rahulikult siis sealt ustest välja ja trepist üles lava taha, et ennast valmis seada. Aga nüüd, nagu ma ütlesin, esineb meile, teile, kõigile Türi päevakeskuse näitetrupp. Näidend on pühendatud raamatuaastale ja on kirjutatud ühe väga armsa raamatu ainetel. Seoses raamatuaastaga soovib Türi päevakeskuse näitetrupp heaks tänasele teatripäevale minna esinema ka teistesse erihoolekandeasutustesse, hooldekodudesse, lasteaedadesse, kooli. Lugemine on lahe ja näitlemine on lõbus. Head nautimist, ütlevad nemad. Ja ma heidan korra pilgu niimoodi siia lava taha, vaatan, kas nad on peaaegu juba valmis. Aha, veel üks ilus lillekimp keset lava. Ja ütlen, et vanasõna, mille järgi etendus tehti, on: kui tahad, et sul sõpru oleks, ole ise sõbralik. Tere Vaide! Tere teatrisõbrad! Tervitused kevad pealinnast, kui juba siin pealinnadest juttu oli. Ega Pärnu ei saa ainukesena seda au endal. Meie tahame ka midagi saada. Me oleme ikkagi valitsejad hetkel. Aga nagu siin eelkõneleja juba korra mainis, et see aasta on raamatu aasta ja meie tähistame ka oma päevakeskusega raamatu aastat. Siin eelmise aasta jooksul andis Türi päevakeskus välja siukse toreda raamatu nagu Unejutt kassipojast, kes otsis endale sõpra. Raamatu teksti autor on üks lasteaiaõpetaja, kes ütles, et lugemine on lahe ja tema mõtles, et tema kirjutab raamatu. Autoriks on Karina Tubikene. Päevakeskusega seob see, et see kena hall kiisu, kes kohe varsti lavale tuleb, tema joonistas siia pildid. Seesama kiisu, kes mul siin peal on. Siin on sees veel pilte. Nii. Ja kui tuli teatripäevast juttu, siis mina mõtlesin, et mina pean selle raamatu see aasta kuidagi lavale saama. Ja no kui on vanasõna sõpradest ja sõpruse otsimisest, siis mis on parem kui unelugu kassipojast, kes otsib sõpra. Nii, ma palun näitlejad lavale. Andi õigesti jääma kuidagi. Mida aeg edasi, seda rohkem on kogunenud vahvaid lugusid loomadest. Nõnda ka täna jutustan sulle ja sulle ühe vahva loo armsast kassipojast, kes otsib endale hoolivat sõpra. Seiklusimuline kassipoeg asus õuealal ringi uudistama ja märkas tegusat mesilast, kes säravalt lillelt järgmisele säravale lillele lendas. Lillede lumma vilu ja aroom ei jätnud kassipoega ükskõikseks. Kassipoeg soovis teada, kas mesilasel on aega talle sõbraks hakata. Kallis mesilane, kas sul on aega mulle sõbraks hakata? Ei, mul on vaja nektarit ja veetolmu koguda, et need mesi
nii lendaski unistav mesilane kiirustades lillede juurde. Roheliste silmadega kassipoeg astus edasi ja märkas õnnelikku pardiema koos vallatute pardipoegadega tiigi poole vudimas. Tähelepanelik kassipoeg astus julgelt lähemale ja uuris, kas abistaval pardiemal on aega talle sõbraks hakata. Pardiema, kas sina tuleksid mulle sõbraks? Kallis kassipoeg, mul on nii kiire, ei peab nutikatele poegestele ujumist õpetama. Mõistev kassipoeg sammus kurvalt edasi mööda sisse tallatud õuerada. Kindlameelne kassipoeg märkas kummalist pääsukest, kes tiirutas ikka siia ja sinna. Siia ja sinna. Kassipoeg rõõmustas, sest meeldival pääsukesel tundus ju ometi aeg olevat. Jutukas kassipoeg andis oma unistusest pääsukesele teada. Hei, pääsuke! Kas sina tuleksid mulle sõbraks? Kallis kassipoeg, ma ei saa, ma pean pääsukestele, poegadele süüa tooma ja nii lendas ka pääsuke ära. Väikese kassipoja pea vajus norgu ja samm vajus nüüd päris aeglaseks. Korraga märkas ta kumera seljaga lebatinut, kes äratas kurva kassipoja tähelepanu oma läikivate nagu lakitud kattetiibade ja eleda värvusega. 7 täpp lepatrinu punast värvi kattetiibadel oli muster, mis koosnes 7 mustast täpist. Ettevaatlikule kassipojale tundus punane ja must värv hoiatusena. Sellele vaatamata astus ta lepatrinu juurde ja soovis teada. Armas lepatrinu, kas sina tuleksid mulle sõbraks? Ei, mul on kira peal täit korjama. Seejärel kiirustaski rahulolev lepatriinu aeda, et leida taimi, millele on lehtedel on rohelisi lehe täis. Nimelt lepatriinu munadest kooruvad vastsed söövad neid. Korraga kuulis kassipoeg, et keegi nurub. Kas te kuulete ka? Ta vaatas otsivalt ringi ja nägi peagi, et trepil mängib kassipoeg palliga. Sõpra otsiv kassipoeg ei kaotanud lootust ja talle mõjus julgustavalt rõõmsameelselt mängiva kassipoja nägemine. Positiivne meeleolu nakatas ja ta küsis. Kas sina tuleksid mulle sõbraks? Jaa, loomulikult. Kahekesi ongi lõbusam mäng. Kassipojad mängisid veel veidi aega enne magama minekut ja nurrusid, mis näitas sõbralikkust. Sellest ajast alates tegidki nad kõik tähtsamad otsused üheskoos. Aitäh Kevadpealinnast Türilt pärit trupile Türi ju Paide naaberlinni, et väga tore, et said. Vastupidi, mõlemat pidi, ütleks mõlemat pidi. Paide on Türi naaberlinn ja Türi Paide naaberlinn, mõlemat pidi. Nii et suur aitäh ja fotograaf on seal üleval ja teeb teist sealt ühe pildi. Ma hüppan eest ära, muidu ma jään ka äkki pildile. Ja aitäh. Aitäh teile.
ning nüüd lavale tulevad Vahtra tugikeskuse näitlejad ning lava taha lähevad ennast valmis panema Kose sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskuse näitetrupi liikmed. Nii et Kose näitetrupi liikmed, võib-olla juba olete seal valmis, sest keegi ei hakanud saalis sagima, nii et väga tore, siis on meil järgmised 2 etteastet kindla peale olemas. Aga Vahtra tugikeskuse kohta pisut tutvustust. Vahtra tugikeskus on pere ja nad on oma kohta kirjutanud, et nad on väga tegus pere, kes tegeleb paljude asjadega nagu bowling, puntsugolf, tants, käsitöö, kokkamine, õppimine, matkamine ja nii edasi ja nii tagasi. Tõesti, ei tea, kuidas nad seda kõike jõuavad, aga veel üks, mida nad teevad, on näitlemine ja see tuleb neil hästi välja, nagu me kohe ka näeme. Täna siin meie ees esitavad nad näitemängu, mis on saanud inspiratsiooni vanasõnast, mida 1 ei või, seda 9 võivad. Ma korra piilun niimoodi, mulle lehvitatakse, ilmselt see tähendas, et me oleme valmis lehvitus, mitte et me ei ole valmis lehvitus. Nii et nemad on valmis. Kas meie oleme ka valmis? Teeme siis näiteks nii, et lehvitame meie neile ka. Kuigi neid veel laval ei ole. Aga mina olin nii, et te lehvitasite mulle ära minekuks. Aitäh. Ja palun. Reinud Jaani minni vanni joostes aeda tõttavad. Aidas rohtet süügisani teenad enne tootavad. Kaalikas on suur kui pada lehel laiad möödama. Anna hästi saputada enne kui ta kätte saab. Mida 1 ei või, seda 9 võivad. Eit istutas kaalika. Kaalikas kasvas ja kasvas, kasvas väga suureks. Taat tuli kaalikat korjama. Terine tõmba nagu kätt. Ikka kätte ei saanud. Eit, tule appi! Tuleb Eit kooberdades. Tal võtab natukene aega. Juba ma näen tuleb. Aita tõmbata! Eit võtab taadist kinni. Taat võttis kaalikast kinni. Kirivad ja tõmbavad. Ei saanud. Ei saanud kätte. Nüüd tuleb Eit tüüa. Tüstreke, tule appi kaalikad välja tõmbama. Aita tõmbata! Taat võtab kaalikast kinni. Eit võtab taadist kinni. Tütrake võtab Eidest kinni. Tirivad ja tõmbavad. Ei tule. Taat tüüa. Väimeespoeg, tule appi! Aita sikutada! No Taat võtab kaalikast kinni. Eit võtab taadist kinni. Tütrake võtab Eidest kinni. Väimes võtab naisest kinni. No tirivad ja tõmbavad. Ikka! Ei tule. Taat tüüa. Pille, tule appi! Tule aita aevast välja! Nii, Taat võtab kaalikast kinni. Eit võtab taadist kinni. Tütreke võtab Eidest kinni. Väimes võtab tütrest kinni. Nii, nüüd võtab Pille, võtab väimest kinni. Tirivad ja tõmbavad. Sulased, tule appi!
teil siin vaja? Meil on tööd tegemata. Aita tõmmata. Taat võtab kaalikast kinni. Heit võtab taadist kinni. Tütreke võtab Heidest kinni. Väimees võtab tütrest kinni. Pille võtab väimest kinni. Sulased võtavad Pillest kinni. Tirivad ja tõmbavad. Ei saa mõtelda. Ema hõiab. Poja, kus sa oled? Tule appi. Mis te siis jälle vaja on? Viia vaja. Nüüd saame äkki kätt. Taat võtab kaalikast kinni. Heit võtab taadist kinni. Tütreke võtab Heidest kinni. Väimees võtab tütrest kinni. Pille võtab väimest kinni. Sulased võtavad Pillest kinni. Ja nii, ma mõtlen, kes see viimane oli meil? Jah, sina oli viimane. No nüüd oligi väimes hoopiski. Jah. Ühesõnaga, väimes oli viimane hoopis. Ja tirivad ja tõmbavad. Mis sa ütled? Tule vist koer appi kutsuda või? Heit võtab taadist kinni, tütreke võtab Heidest kinni, väimees võtab tütrest kinni, Pille võtab väimehest kinni, sulased võtavad Pillest kinni, poiss võtab sulasest kinni ja koer võtab poissist kinni. Tirivad ja tõmbavad. Aga kass ei kiirusta. Liipsib ennast ja ei kiirusta. Mis te siin kisate? Mis see välja? Mis see siis välja tõmmata ei ole? Tõmban ja ongi väljas. Ei, selle kaalikaga ei ole küll midagi teha. Midagi on vittu. See kaalikal on vist läkaköha. See ei tulegi välja. Ei saagi üksid hakkama. Võta sappa. Taat võtab kaalikast kinni. Heit võtab taadist kinni. Tütreke võtab Heidest kinni. Väimees võtab tütrest kinni. Pille võtab väimest kinni. Sulased võtavad Pillest kinni. Poiss võtab sulasest kinni. Koer võtab poisist kinni. Ja kass võtab koerast kinni. No tirivad ja tõmbavad. Ei saa. Mis on? Nii. Peame midagi välja nuputama. Me puuduvad. Puudake natuke. Nii, ühesõnaga. Võib öelda? Jah. Kutsume sõber Hiil appi. Ei no kui mina ei saanud seda kaalikat välja, ei saa see niru hiirgi välja. Mina teda ei kutsu. Heit, kutsu ise. Hiireke, tule appi, kass ei saanud hakkama. Hiir tuleb Taat võtab kaalikast kinni, Heit võtab taadist kinni, tütreke võtab Heidest kinni, väimees võtab tütrest kinni, Pille võtab väimehest kinni, sulased võtavad Pillest kinni, poiss võtab sulastest kinni, koer võtab poisist kinni, kass võtab
ja hiir võtab pasist kinni. Ei tea, kas nüüd saab kätte või? Seda 9 saavad. Meil on 11 muide. Reinu, Jaani, Minni, Mati, joostes aeda võtavad. Kuidas mõtted sügis olid, olid koos on anna veski sätutada, ante võidades. Suur aitäh teile, võtame nüüd ilusti trupi kokku poole sinna ekraani ette, võite astuda paar sammu tahapoole ja ilusti kokku ja kaameramees, fotograaf on meil siin lava ees. Proovime nii, et kõik näevad kaamerat. Tere, kui seda kaamerat on kenasti näha, siis on kaameral teid ka näha. Aitäh teile, aitäh! Siin läks küll nüüd nii palju inimesi ja loomi kaalika kätte saamiseks tarvis, et mina vahepeal mõtlesin, et võtaks mikrofoni ja kutsuks teid kõiki lavale, et te kõik saaksite sikutada. Aga lõpuks näed, ei läinudki tarvis. Väga hea, muidu olekski laval ruumi väheks jäänud. Raplamaalt liigume nüüd edasi Harjumaale. Lavale tulevad ennast valmis seadma Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse näitetrupi liikmed. Lava taha võivad minna ennast valmis panema tänane viimane teatritrupp ehk MTÜ Me hoolime sinust inimesed. Nii et olemegi vaikselt jõudmas oma teatripäeva kulminatsioonini. Aga nüüd saan teile tutvustada meie järgmist tugikeskust, kelleks on siis Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus. See on multifunktsionaalne asutus, kus pakutakse lisaks erihoolekandeteenustele veel koduteenuseid, nõustamisteenuseid eakatele ning puuetega inimestele, tugiteenuseid toimetuleku raskustes inimestele ja hariduse tugiteenuseid kõikidele vallalastele. Koos luuakse ühtne kogukond, kus märgatakse, hoolitakse ja toetatakse, et iga inimene tunneks end täisväärtusliku ühiskonna liikmena. Ja nagu kohe meie ees ka näha, siis tegelevad nad väga paljude põnevate asjadega, millest üks on ka näitlemine. Korraks piilun lava taha, nad seavad ennast rahulikult valmis. Ja senikaua, kuni nad ennast valmis seavad, muide mõtlesin veel pisut teatrijuttu rääkida. Nimelt ülemaailmsel teatripäeval, mis täna on alati selline komme, et avaldatakse üks sõnum, üks selline teatripäeval läkitus. Ja sel aastal kirjutas selle sõnumi Kreeka päritolu lavastaja ja kirjanik ja tema nimi on Theodorus Terzopoulos. Ja nii, et see on ka meie et ka meie siin teatripäeval täna koguneme ja toredasti teatrit teeme ülemaailmsel teatripäeval on igati tähtis ja tore. Theodoruse, kes selle teatripäeva läkituse kirjutas, tema sõnum oli ka, et me võiksime otsida ja leida igasuguseid uusi teatriviise ja mina ütlen küll, et need teatrilavastused, mida täna siin näha on, need on igati ägedad. Nüüd aga piilun endast paremale ja vasakule, tundub, et ma olen sattunud metsa. Ma lähen otsin metsast tee välja ja lasen näitlejatel tulla lavale, kui nad on valmis. Olete? Kohe on valmis, natukene läheb veel aega, aga siis ma pakun sellist asja. Suurtel sündmustel ikka, nii nagu meilgi täna siin on suur sündmus, tehakse tihtipeale laineid. Olete näinud, olete teinud võib-olla.
mina pakun, et teeksime sellist lainet, et kõigepealt teeksime eest reast hakkab laine pihta ja läheb niimoodi ülesse ja siis, kui ülesse on jõudnud, tuleb laine uuesti alla ja see laine käib siis kätega niimoodi. Kui me oleme valmis, siis alustame kohe siit eest minu näite peale. 1, 2, 3. Üles ja tuleb ülevalt alla. Ossa, oota, sellest peaks lausa video tegema. Kui kellelgi nüüd, näed, sealt poolt tehakse videot, väga hea. Teatripäeva laine, vol 2. Ja tuleb alla. No väga tore, kas selle laine saime videosse? Väga tore. Kusjuures kõik need pildid, mida täna siin tehakse, neid jagatakse ka kindlasti teie kodudega, nii et loodetavasti varsti saate neid pilte iseenda esinemistest näha, nii et see on tore, kui need meenutused on kuskil piltidena olemas ja saate neid võib-olla 6 aja pärast, võib-olla 2 kuu pärast, aga võib-olla jõulude ajal meenutades seda aastat vaadata. Nii, nüüd vaatan uuesti lava taha. Tundub, et nüüd on vast kõik valmis. On valmis, väga tore. Siis mina lippan ja ütlen, et teatrietendus põhineb vanasõnal, sõpra tuntakse hädas. Täna tahan ma teile jutustada loo imelisest sõprusest. Kosekandis üks põrsas otsib omale sõpru ja nüüd vaatame tema teekonda sõbra otsikul. Ma teistan. Mul pole ühtegi sõpra. Nii igav on. Näe, seal on meie talunotsu, kes tuleb põriselt pühendama. Äkki tema tahab minu sõber olla. Lähen uurin järele, kas ta tahab olla nii toreda kõrvitsa sõber. Ja pooltis olvan ja lähen söögiks. Hoian endale kanne tüüsi. Mis sa siin teed, Otsu? Sina võtsin. Jah, kuulen, Otsuke. Äkki sina tahad minu sõber olla? Mis sa oskad teha? Ei midagi, aga ma oskan kasvada. Noh, mul siis sinuga üldse mingit tarkus ei saa jagada. Lähen ja hoian edasi, kui me tahame töös. Tere, Jänku! No tere! Kuule, Jänku, võib-olla sina tahad minu sõbra olla? Kuule, kõrvits, kas on juhke tossud või mul? Ei ole. Mida sul üldse on? Või mida sa teha oskad? Ei midagi, aga ma oskan kasvada. Siis palju sulle mitte teha. Kus ma leian omale tõelise sõbra? Ootame 5 minuti pärast suure tämmi juures ja ajame pisut äri jõudu. Mul sulle üks teid. Tšau. Kuule, orav, ma vaatan sul nii uhke telefon koha ja äkki sina hakkad minu sõbraks. Aga sa äriajad oskad? Äri ma ei aja, aga ma oskan kasvada. Siis veereb teest. Tere, Siilike. Siilike, võib-olla sina tahad minu sõber olla. Kas sa ei näe, et ma loen? Ära sega mind. Õne koht on poolel. Kuule, Siilike, äkki ikka hakkame sõbraks. Nii igav on üksin. Kas sa lugeda oskad? Ei oska, aga ma oskan kasvada. Siis loe mu huultelt. Mine ja kasva kuskil mujal, ära sega mind.
tere linnuke. Mis sa? Sina tahad minu sõbraks hakata? Ega sa nalja ei tee. Aga mis me teeme? Lähme koos hängima. Lähme koos hängima. Mul ikka ära elab. Nüüd saan ma õige kautaja loomakuks ise kätte. Onni tuli kohe peale. Pikuta Mis teil siin juhtus? Kes teid kinni pani? Kuule, kõrvits näesid rutena, hunt pista meid siia ühte puuri. Oodake, ma mõtlen midagi välja, et teid siit välja aidata. Kuidas sina meid aidata saad? Ei oska midagi. Hei, hundu, ära! Sa siin tõendanud, kes sa oled? Kõrvits olen. Kuule, huntukene. Äkki sööd minu ära. Miks ma peaksin siin täna tahtma süüa? Vaata, hunduke, ma olen sinu kõhule väga hea. Kui sa mu ära sööd, ma olen nagu aktiivne. Su kõhukene saab kõik korda. Allu peale, kui sa nii väga ennast lahtet pakud, panen siit kodest juurde poole. Puhkan ise veidikene ja siis asun sööma. Aga teie olge seal vaid, muidu ma ei saa magada. Linnuke, tule appi, kasta mind! Koju kaasa. Sina kõrvits oled tõeline sõber. Selline oli meie lugu tõelisest sõprusest. Ja nüüd tuleb sõbra laul. Kõik võivad kaasa laulda. Klikad, tore on see elu. Kellel on seltsimees ja selu. Kui sinu hoov on kasu sõbragu, siis ükski soov ei käi üle jõu. Kui põnevaks ja rikkaks laupäev saab, kui sulle sõbrad külla tulevad. Kui tahad kuule alati, ma ootan keevali, või lenda kas või läbi telekanali. Ja pisut veel kannatust, tulge lava peale tagasi, saate endale selle toreda heade mõtete hoidised. Hopsti! Suveniire ka lavalt. Ja nüüd, kui võimalik kenasti rivi kokku saada, vaatame, kas fotograafil ehk saad pildi kätte või siis saad minna paar rida taha poole. Saab. Väga tore.
enne pildistamist veel auhinnad ja meened. Tihtipeale on niimoodi, kui etendus lõpeb, siis näitlejatele tuuakse lavale lilli. Ja nüüd see täpselt nõnda juhtuski, et näitlejatele toodi lavale toredaid meeneid. Ja nüüd, kus meened on üle antud, nüüd saab teha kenasti pildi. Määratus. Aitäh teile. See näitemäng oli siis vanasõnal sõpra tuntakse hädas, kus juures tõstke käsi, kellel täna on saalis sõber. On teil mõni sõber siin saalis? No väga tore, kõigil on. Aga teeme siis niimoodi sõprust ka, et kõigepealt vaadake endast paremale ja küsige tere, mis nimi on. Saame sõbraks. Väga tore. Nüüd keerake endast vasakule. Tere, mis nimi on? Saame sõbraks. Ja siis minul on võimalus nüüd teha niimoodi, et ma vaatan siia saali poole ja küsin teilt kõigilt, tere, mis nimi on? Ma küsin uuesti, võite vastata 1, 2, 3, tere, mis nimi on? Kõik nimed jäid mul meelde. Kõik nimed jäid meelde. Väga tore sõbraks saada. Sõpra tuntakse hädas oli siis viimase näitemängu nime. Nüüd panevad ennast tänased viimased näitlejad lava peale valmis. Ja ma sättisin ennast meelega siia niimoodi nende südamete vahele. Miks ma meelega südamete vahele sättisin on sellepärast, et lavale tulevad tänased teatripäeva korraldajad ehk siit samast Paidest MTÜ Me hoolime sinust liikmed. Ja kuna Paide on Eestimaa süda, siis mõtlesin, et loen viimase teksti siit südamete vahelt. MTÜ Me hoolime sinust on organisatsioon, mis panustab läbi oma töö kogukonda, pakkudes tuge ja hoolt nii väikestele kui suurtele. Julgustame inimesi uusi kogemusi proovima, kasvatama usku endasse ning tundma elust rõõmu hakkama saamisel. Usume, et meil kõigil on iga päev uus võimalus olla õnnelik. Ja ma loodan, et nii nagu neil on iga päev võimalus olla õnnelik, on ka tänane teatripäev meid teinud kõiki pisut õnnelikumaks. Vähemalt mina võin küll öelda, et suur aitäh teile. 14 etendust on juba nähtud ja mõelge, 15 etendus on nüüd kohe lavale tulemas. Ma arvan, et nii palju teatrietendusi ühe päevaga vaadata, seda Eestis tihtipeale ei õnnestu. Nii et meil see täna õnnestus ja suurepäraselt. Nõnda, aga ma vaatan nüüd natukene niimoodi pilguga sinna lava taha. Näen, et väga kirevates ja torevates kostüümides näitlejad on juba ennast valmis seadnud. Ja kui keegi mulle veel tuuakse rekvisiite lavale, kus juures teatris on inimene nimega inspitsent. Teda loetakse siis etenduse juhiks. Ja inspitsendi roll on see, et vaadata, et kõik inimesed, näitlejad oleksid olemas, kõik valgustajad, tehnikud, kõik oleks olemas. Ja samuti siis ka, et kostümeerijad oleks valmis pannud kostüümid, et näitlejatel oleks kõik rekvisiidid olemas. Ja inspitsent istub tavaliselt täpselt lavanurga taga niimoodi ühes sellises tornis. Tal on ka mikrofon, et kui midagi peaks olema etenduse ajal veel vaja või keegi on kuskil puudu, siis ta hüüab oma mikrofoni ja see heli kostub kogu lavatagusesse ruumi ja siis leitakse kõik vajaminevad asjad kiiresti üles. Vähemalt mõnikord on see nii, mõnikord jääb ka midagi lavale ilmumata, aga üldjuhul meie seda ei märka. Mul on tunne, et meie järgmise teatrietenduse inspitsent on kenasti kõik asjad lavale valmis seadnud.
siis saamegi me alustada ja selle võimalusega olla õnnelik käib toredasti kokku MTÜ Me hoolime sinust liikmete teatrietenduse vanasõna, milleks on naer on terviseks. Ja. Oota, las ma proovin. No see ei ole nüüd küll väga hea hääl. Oota, ma vaatan, mis siin taga toimub. Oi jumal, see on ju puhta roostes. Jänes, vaata, mis see õlikudel mul nüüd siis jäi. Kus ta on? Kohe vaatame, lahendame selle probleemi ära. No nii. No nüüd peaksid küll kohe terveks eluajaks sellega lennata saama. Mine ja lendaga nii kaua võta, tule istu istet, võta söö minu pannkooki vahepeal. Aitäh, Pipi! Ole lahke, näed, siin on taldrik ja lase aga hea maitsta, ma seni kaua teen edasi. Valmista teile majales mingit kliimat pannkooki. Sisse. Oi, tere Kriisil, mis sinuga juhtunud on? Vaata, mul on õpitud 9 ametit selgeks, aga 10 tahaks ka nagu õppida, aga ei tule midagi tarka pähe. Pead ühikul kapsa pead. Tõesti. Oota, las ma mõtlen natukene. Käes! Tead, sa ei ole põllumajanduses olnud. Tead, ma mõtlen, et sa võiksid sinna lambalauta minna karjaseks. Tõesti või? Mulle see täitsa sobib. Väga tore, aga enne lauta minemist tule istu mulle siia laua ette. Ma tegin pannkooki, tule söö natukene. Ma siis teen nii kaua veel edasi ja kooki on küll. Sööge, ma panin sulle siia tantriku ja näed, söö, anna aga pihta. Kas sa saad, kookid on laual, kas sa ei näe kõik? Valmista teile ma juures mingit kõrti. Joo, Pipi, joo! Kukkan pois, kuidas sujub? Ma olen sellest soengust nii tühinud, vaja uut imitsi. Oi, imitsi tegemine mulle meeldib, sa tulid täpselt õige koha peale. Jänes, too mu agregaadid siia. Tule istu nii kaua siia tooli peale. Paneme selle EKRE kohe sulle siia. Kohe me leiame sellele lahenduse. Nii, natukene siin ja natukene seal. Ja natukene siin ja natukene seal. No nii. Oi, tule mine vaata, mine ennast peeglis. Oi, kui vakka. Sa tulid õige inimese juurde, kes seda tegi. Tule istu nii kaua. Tule istu minu kooki pakume sulle ja võta kohe käib, ma panen sulle siit seda ja ole lahke. Kas sa saad?
kõige parem. Noh, kõige parem on Pardon. No mis te vaidlete? Mis seal vahet on? Pomm on ühtemoodi magus kõigi. Annan teile kohe siis komplekiks ja... Mul on nukke suur dress, et tabletid ka ei aita. Naer on terviseks. Naer, ma ütlen, on kõige parem ravi, mitte mingisugused tabletid. Sa oled ka nii tubli. Näed, see laheneski probleem. Küll on tore. See on hästi. Aitäh. Ja suur aitäh MTÜ Me hoolime sinust näitetrupile. Nemad olid täna siis meie viimane teatritrupp sel toredal teatripäeval. Nii kui külalised on teatrilava peal käinud ja meened üle antud, siis teeme ka grupipildi, trupipildi. Mina võin isegi tada. See fotograaf jääb, ma ei jõua oodata enam. Ja pilt on tehtud, aitäh. Siit sai küll nüüd kohe mitu erinevat pilti, üks oli selline ametlikum, tõsisem, kõik seisid püsti ja siis oli üks lõbusam pilt ja see lõbus pilt käis küll kokku selle vanasõnaga, et naer on terviseks. Ma küsin teie käest ka siis, kas täna sai naerda? Kas oli lõbus? Kas oli ka mõtlikke hetki? Oli tõesti. Minu arust oli ka kõike täpselt parajalt. Ma olen ise teatris töötanud ja hoian ennast igapäevaselt teatrivaldkonnaga väga palju kursis. Ja tõesti, ma ütlen seda rõõmu, mis täna lavalt meile siia publikusse kiirgas, seda oli lust vaadata. Nii et minu poolt nii teile kui ka neile, kes on lava taga, ma saan teha teile sellise... Nüüd meil on mõned asjad veel jäänud enne seda, kui saate minna tantsima. Nagu te näete, laval hoolega toimetatakse. Sinna nimelt seab ennast valmis meie tänane üllatusesinemine. Ma võin nii palju öelda, et üllatusesinejaks on noored. Et saab muusikat, saab tantsu, saab valgusmängu ja sellest kõigest kokku tuleb üks suur show. Ja need isegi teatrikardinad läksid ette, huvitav, mis seal lava taga toimuma küll hakkab. Aga nagu ma ütlesin, et saab tantsu, eks ole, teie ju ootate ka juba oma tantsuõhtut. Kuna päev on olnud pikk, siis ma pakun, et kes saab, võib tõusta püsti ja teeme ühe väikese sellise tantsulise lahtivõimlemise enne tantsuõhtut. Meil on natukene aega, enne kui sätitakse ennast seal lava peal valmis. Võite tõusta püsti niimoodi ja siis paneme ennast tantsimiseks kõik valmis, sellepärast, et me oleme alates kella, see oli kella
11 juba alates oleme siin saalis istunud. Nüüd teeme kõigepealt, kes saab niimoodi jalad soojaks natukene niimoodi, ühtepidi, teistpidi ja ühtepidi. Siis võib teha selliseid kergeid kükke niimoodi, põlved soojaks, sest neid läheb ikka, tantsides läheb ikka vaja sellist põlvenõksu läheb tarvis. Siis võib teha puusad soojaks niimoodi, ühele poole, teisele poole, ühele poole, teisele poole. Siis võib teha puusaringe ühele poole ja teisele poole, sest tantsuks läheb ja suureks tantsuks läheb. Ja siis võib teha kätega ühele poole ja teisele poole ja ühele poole ja teisele poole. Ja igaks juhuks, ega mina ei tea, võib-olla mängitakse rock-muusikat ka, siis saab pea ka soojaks teha niimoodi mõnusasti. Ja Paide Eestimaa süda teeb ka sooja. Võite veel niimoodi ülad soojaks teha ja siis võite istuda rahulikult. Nüüd enne üllatusesinemise juurde minemist. Nagu ma ütlesin kõige alguses, et